Kuidas suunata ülesandeid iseseisva tööna lahendamiseks? Kõigepealt kontrollin, et ma olen EIS-is õiges kohas, ehk siis ma näen enda nime kõrval enda kooli ja kuvatud on minu töölaud, ehk siis mul on kõik õigused ülesannetest iseseisvaid töid kokku panna. Klõpsan enda töölaual ja näen, et olen siia juba leidnud ülesanded, mida soovin suunata lahendamiseks. Lisan õpilastele jagamise. Märgin ära need ülesanded, mida soovin suunata või siis kõik. Nüüd on mul valik, kas saata need ülesanded õpilastele lahendamiseks testina. See tähendab seda, et testi saab lahendada ainult ühe korra ja kui see on lõpetatud, siis parandada enam ei saa. Teine võimalus on saata ülesanded lahendamiseks iseseisva tööna ehk siis ülesannetena. Täna saadan lahendamiseks ülesannetena. Tekib iseseisva töö leht. Sellel tööl on juba ID olemas, ma panen sellele nimetuseks eesti keel 6. klassile. Valin õppeaine. Keeled on siin ainult eesti keel, sest et ülesanded on ainult eesti keeles. Lahendamise piiraeg. See tähendab, et kui kaua saab õpilane seda lahendada. No ma panen, et see on 1 tund ja seda tohib lahendada tänasest kuni homseni. Siin on minu nimi. Mina olen täna selles keskkonnas Rasmus Raba ja nüüd ma salvestan selle. Ma võin selle töö anda kasutamiseks ka kellelegi teisele. Ehk siis ma saan siia lisada õpetaja, kellele ligipääs anda. Nüüd ma vaatan seda töö sisu. Siin on need ülesanded, mis ma olen välja valinud. Ma saan ülesannete järjekorda muuta ja siit ülesandeid kustutada. Nüüd nimekiri on õpilastele suunamine. Ma võin õpetajana kasutada oma kooli õpilaste nimekirja EHIS-est. Kuna siin on katsekool ja meie koolis õpilasi ei ole, siis ükskõik millise klassi ma valin, mul ei tule ühtegi õpilast siia nimekirja. Aga põhimõtteliselt tuleb siit klass valida, soovi korral paralleel. Paralleel näiteks siis A, aga seda ei pea valima. Siis kuvatakse siin õpilaste nimekiri ja ma võin mitte vali kõik või ainult osad õpilased valin välja ja siis salvestan. Siis nad siia nimekirja tekivad. Mina olen oma välja mõeldud õpilastest õpilaste rühma. Siin on mul 8. B-klassi rühm ja salvestan nad kõik siia iseseisvat tööd lahendama. Iseseisva töö ja testi erinevus on see, niipea kui iseseisva töö lahendamiseks õpilased on registreeritud, saavad nad kohe seda tööd ka alustada. Ja siin on näha, et praegu mitte keegi alustanud ei ole. Sakis läbiviimine on näha, kes millal alustas ja kui ta on lõpetanud, siis ka milline on tulemus ja kui kaua tal aega võttis. Nüüd detailsemad tulemused tulevad siia tulemuste sakki. Siin on näha, et ma olen juba jaganud ülesandeid webinari ajal. Siin oli 2 ülesannet ja siin on natuke juba tehtud ja õpilane Kaarel Kabe on esimest ülesannet lahendanud 44 sekundit ja teist ülesannet natuke üle 3 minuti. Nüüd jääb ainult üle õpilasi informeerida, et alustage ülesannete lahendamist.